Mina olen Tiimar, tootmislahenduste müügijuht. Väga tore, et te tulite. Meil on siin tegelikult täna külalisi lähemalt ja kaugemalt. Ka neid, kes päris Noomi kasutajad ei ole veel, aga kes tõsiselt mõtlevad selle peale, eks ole. Nii et kui selle ettekande teeme, siis sellise laiema pildi, ehk siis ei räägi ainult mingi hästi konkreetsetest asjadest, eks ole, Ergo? Jah? Täpselt nii. Mõned teist on juba käinud meie seminari sarja esimesel üritusel ka, kui me rääkisime Cloudixi laomehest. Täna on siis meil teine ettevõtmine natukene laiem, aga samas laomees oli ka nüüd tootmisklientidele kindlasti huvitav teema. Et seda saab ju YouTube'ist järele vaadata, kui keegi tahab. Täna keskendume tootmislahendustele ja meil on hea meel siin tervitada Global Readeri esindajaid, Jaan ja Hanna, väliskülalisena, kes teevad Global Readeri kohta ja natuke siis ka Noomi seos sinna juurde oma ettekande sisuliselt esimesena, eks ole, aga võib-olla sissejuhatuseks nii palju, et mul õnnestus eile käia tööstuse äriplaani konverentsil ja panin sealt endale kõrva taha 3 mõtet. Et seal on suured ettevõtted, kes on juba aastaid toimetanud ja alles täna mõtlevad automatiseerimise ja digitaliseerimise peale, eks ole, et seal oli mõnel ettevõttel oligi järgmise aasta plaanis hakata ERP-iga tegelema alles nüüd, et teie, kes te siin olete juba paar sammu neist ees, et väga tublid ja täna, mis on tööstuse murekoht, on siis tööviljakus, selline ilus eestikeelne sõna. Et aga selle taga siis peitub tegelikult just see efektiivsus, ehk siis, et töötajaid on palju hõivatud, aga tulemust võrreldes siis Euroopa keskmisega näiteks on meil täna suhteliselt vähe. Ja enamik ettevõtteid lahendusena siin näevad ikkagi automatiseerimist ja digitaliseerimist, eks ole. Ja siis teise asjana kindlasti nüüd üks ERP-i kasutuselevõtt tagab teile tohutu hulga andmeid, mida saab kasutada, analüüsida, enda kasuks tööle panna, eks ole. Siin kindlasti ka Global Readeril on oma suur roll mängida, eks just selle automatiseerimise juures, et milliseid andmeid koguda aga lõpuks ikkagi igaühe teha on see, et kuidas neid kasutada. Ja seal on tegelikult hästi suur selline väljakutse peidus. Ehk siis, mis nende andmetega hiljem peale hakata. Ja paljud teist on tõenäoliselt äsja juurutanud või alustamas seda protsessi, siis kogu see inimeste kaasamine või töötajate mindseti muutus käis ka sealt äriplaani konverentsilt läbi. Ehk siis kogu kollektiivi kaasamine, väga oluline, et see mõte ei jääks ainult kuhugi juhtkonna tasemele, et ikkagi iga töötaja lõpuks saaks aru, et miks seda kõike tehakse ja mis see suur plaan on. Et tõenäoliselt tekib olukordi, kus ühes osakonnas või ühel inimesel tekib rohkem tööd, aga kui talle seletada, et sealt tulenevalt võib-olla mõni teine osakond võidab 3 või 4 korda, siis tõenäoliselt töötaja saab aru ja on nõus kaasa minema. Nii, aga päevaplaanist tõenäoliselt jõudsid ajakavaga juba tutvuda. Natukene hilineme nüüd või natuke see kõik läheb nihkesse, aga proovime kella 8 lõpetada või siis pluss 15 minutit. Et nii, Global Readerit ma tutvustasin. Meie poolt siis tootmise, ma ei tea, nimetame raske kahurväeks, Ergo ja Karili kannavad siis tänast põhirolli, räägivad Noomist, Cloudixist ja kõigest, mis siis tootmisse puutub, eks ole. Ja
Ergo võib-olla alustabki sellise vahelülina nüüd Noomi ja Global Readeri vahel. Ergol on üks selline oma lugu rääkida varasemast töökogemusest. Oled nõus? Olen. Väga tore. Aga jah, veel kord tere tulemast. Jah, joogi ja snäkilaud on seal. Nautige seda päeva. Hea töö. Nii, tere ka minu poolt, kellega veel tutvunud ei ole. Mina olen Ergo. Olen siis Astro Balticus töötanud 5+ aastat ja minu juhatada on siis tootmismoodul ja ilmselgelt tegelen ka ettevõtte juurutamistega. Eelnev töökogemus on siis 13 aastat töötasin ühes metalliettevõttes. Olin seal tootmisjuht ja seal oli meil siis esimene kohtumine Global Readeriga, kus me alustasime keevitusseadmete monitoorimisega. Ja eesmärk oli siis näha, et meil töötajad käivad 8 tundi küll tööl, aga kui palju selles 8 tunnis siis tegelikult seade iseenesest töötab. Et mis on selle ühe seadme päevane efektiivsus versus siis tegelik see tööaeg. Ja me meil nii-öelda kitsas kohaks sai see, et meie Soome tarkvara ERP ei suutnud integreeruda Global Readeriga. See oli see Soome tarkvara teema ja me küll nägime, et me tulime hommikul tööle, öövahetuses meil seal 10+ seadet töötas. Me nägime, mis oli nende nii-öelda see efektiivsus, aga päeva lõpuks me ei teadnud, kes seal taga oli, mis tööd seal tehti, mis tootmistellimusi. Pidime need hiljem käsitsi ära siduma ERBis ja nagu me kõik teame, et sellised käsitööd varem või hiljem kukuvalt lihtsalt maha. Ja ka sel hetkel Globalis oli selline funktsionaalsus olemas, et töötajad saaksid ennast ise nii-öelda raporteerida, mis nad teevad. Aga me kõik teame, et kui töötaja hommikul tuleb tööle, ta peab ühest tarkvarast tegema check-in'i, teisest tarkvarast ta peab ennast nii-öelda raporteerima, et millega ta tegelema hakkas. Ja kolmandast tarkvarast ta peab omakorda sedasama dubleerivat tegevust tegema, siis päeva lõpuks ka see ei toimi, et suht võimatu, vähemalt minu kogemuse pealt. Ja täna meil ongi nii-öelda Global Readeriga, et me oleme tegemas koostööd integreeritud Noomiga, et päriselt näha siis, mis meil seal tootmises toimub. Et igale tootmistellimusele meil tekib see nii-öelda isikutööaeg versus siis tegelik masina efektiivsus, et seda andmepanka salvestatud datat on nii palju, et see on siis puhtalt ettevõtte oma roll, et mis infot ta päeva lõpuks sealt siis aruannete baasil välja soovib kuvada. Ja ma ei tea, ma annakski siinkohal üle teate puhul ka Global Readerile, et räägib täpsemalt, kuidas ja mis nad teevad. Ma olen nii palju siia kõrval, et kui teil on küsimusi Jaanile ja Hannale, siis ma ei tea, lõunapausi ajal või võtke julgelt nööbist kinni ja Jaan on valmis vastama. Hanna samuti on ju. Või vähemalt kontakte jagama. Tere! Aitäh hea sissejuhatuse eest ja tutvustaks kõigepealt, kes ma olen. Mina olen Jaan Kraav. Varasem töökogemus on 9 aastat tootmisettevõtetes on erinevatel positsioonidel, kaasa arvatud tehase juhtimisel ja ühe tehase ehitamisel. Ka ERP-idega liidestamised on kogemus nagu olemas olnud. Ja täna 1,5 aastat tagasi alustasin oma uut karjääri Global Readeris operatiivjuhi koha peal, mida see tähendab. Ehk siis
ma tegelen selle ettevõtte igapäeva juhtimisega, kaasa arvatud erinevate integratsioonide juurutamisega, tootmisettevõtete abistamisega ja nõustamisega. Täna räägime sellest, et kuidas lihtsast reaalajas seadmete mõõtmisest ehk siis OE mõõtmisest võiks saada MES ehk siis Manufacturing Execution System ja kuidas ehk siis lühidalt eestikeelset, kuidas siis viia tootmine ja ERP uuele sünergiale ehk siis koostööle. Kes me oleme, on see, et me oleme Global Reader, meie klientideks on 99% tootmisettevõtted, nii üksikettevõte, kes pakub ka teenust, ja nendel on eraldi platvorm selle jaoks. Kevadel saime 10 aastat vanaks, meil on kliente 12 riigis üle maailma, kõige kaugem on Saudi Araabia näiteks. Meil on kokku täna 165 klienti, kes haldavad siis circa 200 tehast ja igapäevaselt jälgime 1600 tööjaama, töökeskust. Ja lihtsalt, et aru saada, et võib-olla teile nagu kontseptsiooni tuua, et kui oluline on Global Reader nende klientide igapäevaelus, siis iga minut vajutab Global Readeris keegi mingit nuppu 400 inimest. Et kui meil Global Readeri maha kukub teenus mingil põhjusel, siis 400 inimest saab korraga pahaseks, et see vastutus on meie, tunneme seda vastutust igati. Meie missioon on aidata meie klientidel kokkuvõttes aega ja raha hoida kokku. Ja ma usun, et teid huvitab aega ja raha. On teada fakt, ka mina oma tootmises ja oma tootmiskogemuses nägin seda, et kui on kuskil mingisugune ebaefektiivsus, kuskil teeb mingit üleliigset liigutust või siis peab lihtsalt jalutama või otsima midagi, siis on see kaotatud aeg ja ühtlasi ka raha, ehk siis me iga päev kaotame oma tootmises mingil ühel või teisel moel raha. Ja täna, kus majandus on selline, nagu ta on, turud ei ole väga stabiilsed, sellepärast et mõni hull alustas sõda paar aastat tagasi, siis on oluline olla efektiivne ja on vaja teada, mis sul tegelikult tööplatsil toimub. Mina tootmisjuhina nägin väga tihti seda, et kui ma nägin, et liini on oma tootmiskogust täis, läksid operaatorid ja küsima, et kuule, mis sul juhtus? Ma ei tea, ma käisin, jalutasin, tõin materjali ja siis see asi läks katki ja siis läks aeg etaspuru ja siis näed siin tõstukjuhti viinud kaupa eest ära. Ehk siis 100 asja, milleks nagu vabandust, miks mitte teha oma tööd. Aga tegelikult mingit objektiivset asja, mis öeldakse päriselt, mis sul juhtus seal liini peal, seda ei olnud. Ja Global Reader pakub seda lahendust. Ole nupp. Miks ta nüüd ei tööta? Okay. Ja kuidas sellist olukorda lahendada on see, et panna reaalajas tootmise jälgimissüsteem peale. Ehk siis mingisugune riistpanna oleks püsti, mis mõõdab su liini, kogub andmeid. Ja see annab reaalajas siis ülevaate, kui palju mu liin teeb tööd, kas ta üldse töötab ja mis need põhjused on, miks tema just ei tööta. Lisaks on võimalik sinna juurde paigaldada ka siis kvaliteedi mõõtmise funktsionaalsus, siis ka lisaks planeerimis ja siis hooldusmoodulid, ehk siis need kõik aitavad nagu ette planeerida tegevusi, mis võimaldavad siis seisakuid vähendada. Ehk siis minu kogemus ütleb ka seda, et kui on sul planeeritud tegevus, et sa tead, et see juhtub täna kell 12 kella 2 mingisugune tegevus, siis sa saad sinna ette valmistada, sul on võimalus selle ette valmistada. Aga kui sa tegeled tuletõrjena kogu aeg, pead kustutama mingisugust tuld
ja ei ole planeeritud tegevus, sa jooksed mööda tehast ringi, sa ei tea, mis sul juhtub seal, siis sul kulub palju rohkem aega täpselt sama tegevuse tegemiseks. Ja lahendus oleks see, et näiteks ühe lahendusena võib paigaldada Global Readeri enda tootmisesse. Global Reader aitab aru saada, kus sul on seisakud, mis need seisakute põhjused on ja nendega tekib sul võimalus tegeleda nende põhjustega. Toon ühe näite, et meie üks klient pani Global Readeri peale, ta seadistas selle niimoodi, et iga seisak, mis on pikem kui 1 minut, peab raporteerima. Ehk operaator peab ütlema, miks see seisak juhtus. Ja tänu sellele ta tuunis selle liini niimoodi, et kui originaalis see liini tootlikkus oli 40 kuupmeetrit 12 tunniga, siis pärast arusaame analüüsi, mis siis juhtunud on nende erinevate seisakute ajal, suutis ta oma liinid panna tööle 40% kiiremini. 40% kiiremini toodeti, ehk siis halvimal päeval toodeti 56 kuupmeetrit sama ajaga. Kui saad sama ajaga rohkem toota, Eesti ei ole suur riik, kus saab meeletud või odav riik, kus saab meeletud odavalt tööjõudu peale panna, et ma panen rustad inimesi rohkem peale. See ei ole võimalik, sa pead lihtsalt oma samade ressurssiga, mis sul on, pead olema efektiivsemalt toimetama. Kui sa seda suudad, siis sa oled ka edukas. Mis lisaks annab seda, et sul tegelikult annab operaatorite visuaalse iga päev kogu aeg on tal ees mingisugune mõõdik, ta näeb, kus ta täna on. Kas mul läks täna hästi või läks halvasti. Ja sul tekib ka ennustatavuseks, kuidas mu tootlikkus millistest faktoritest mõjutub. Ehk siis näiteks, kui mul tean, et mul on hoolduseisakud planeeritud. Ma tean, et need juhtuvad sellest kellaajani, siis järelikult ma sel hetkel tööd ei saa, ma saan oma ressursse ümber planeerida kiirelt, operatiivselt. Ja tänu sellele, kui sa suudad oma tööd operatiivselt ümber planeerida, suudad oma töid teha planeeritud aja sees, siis sul ei ole ületunde, sul ei ole lisatööjõudu vaja juurde, vaid suudad oma samade meeskonna liikmetega suudad oma tulemused ära tuua. Ja kuidas või miks me seda kõike teeme, on see, et me tahame aidata oma klientidel ronida digitaliseerimise trepist üles. Meie oleme seda treppi kujundanud sellisena, et siin alla osas on näha tööriistad, mida me pakume, mille abil on võimalik siis iga samm-sammu haaval üles saada. Ja see kasu, mis sellest iga toote või siis teenuse kasutamisest tuleb, on eksponentsiaalselt kasvav. Me saame alustada lihtsalt sellest, et me monitoorime liine, mitte midagi operaator kuskil sisestama ei pea. Mida see informatsioon teile annab, on see, et te näete, kas liin töötab või ei tööta, kunas ta töötas, kunas ta ei tööta. That's it. Aga teil oleks vaja teada ka, miks see liin ei tööta või mis tööd operaator peab tegema või kas see töö, mida ta tegi, kas see oli kvaliteetselt tehtud, kas ta täitis oma kvaliteediraportid ära või mitte. Selle jaoks peab ühe sammu võrra jälle edasi minema ja jõuma siis siia tegelikult juba 3. sammu, ehk siis, kus me kogume andmeid veel detailsemalt ja analüütiksi poole peal, ehk siis, kus me saame andmeid siis ka analüüsida, siis tekib rohkem väärtus, mitte ainult see, kas tehast liin töötas või mitte. Me enne rääkisime väga palju sellest, et ennustatavus ja stabiilsus on väga oluline samm, ehk siis kui sa planeerid oma töid ette, seda võib teha 2 moodi. Üks on see, et kasutad näiteks Global Readeri või analoogset lahendust, kus on planeerimismoodul. Väga piltlikult öeldes võib ka kasutada Google'i kalendrit planeerimiseks, et kuidas mu töö on. Aga või seda tehakse ERP-is. Et samamoodi ERP-is sa saad planeerida oma tööd ette pikemalt ja see informatsioon jõuab ka meieni. Ja hoolduste planeerimine on väga oluline, et kui sa oma liine ei hoolda, siis see remont on palju kulukam kui hooldus. Eks see on täpselt samamoodi, kui te sõidate oma autodega, et te ei käi ju remondis lihtsalt, te käite oma hooldust tegemas. Et kui te hooldust ei teeks, siis te oleks palju kulukamad remondid, näiteks mootori vahetused ja niisugused asjad. Ja viimase sammuna tegelikult, mis meie jaoks on nagu see
digitaliseerimisel kõige kõrgem tase on see, et kus me teeme ERP-i integratsiooni. Mida ERP-i integratsioon võimaldab koostöös GlobalReaderiga ongi see, et ERP saadab tootmisandmed GlobalReaderisse, operaator saab sealt neid samu töid alustada, raporteerida oma seisakuid, raporteerida palju kogus oli, palju praaki oli, kõike seda informatsiooni võimalik siis ka ERP-i tagasi anda, kõik seda ühes keskkonnas. Ja kui meil on ERP-i integratsioon, siis me võime pärida ka erinevaid muid informatsioone, näiteks mis materjali peab kasutama, milliseid tööriistu on vaja kasutada, kas on joonised kaasas, mis mõõtmispunkte või nagu tehnoloogilisi asju tuleb kontrollida antud tootmise juures. Ja kui meil on olemas ERP-iga liidestus, siis sisuliselt me ei ole enam standalone või eraldiseisev lahendus, vaid me oleme MES. Ehk siis informatsioon liigub automaatselt ERP-ist või siis Noomist näiteks meile ja meilt ka tagasi. Niimoodi, et keegi ei pea seda tegema. Ja siin on see ringikujuline sümbol. Tegelikult see näitab seda, et me ei hakka kunagi asendama mingisugust ERP-i, vaid meie põhiülesanne on olla lisakihiks ERP-ile ja aidata aru saada, mis tegelikult online juhtub sinu tootmises täna ja praegu. Ja, ehk siis nagu natuke mainis, et miks on vaja integreerida GlobalReader Nomiga või vastupidi. Ehk siis operaatori vaates on üks lihtne töökeskkond. Tal on üks koht, kus ta peab kasutama, ei pea aknaid vahetama või mingit teist arvutit kasutama, vaid ta saab oma kogu töö teha ja raporteerida ühes kohas. Ta ei pea logima sisse ühes keskkonnas, nagu Tiimar ütles, et ta peab ühes keskkonnas sisse logima, teises kohas raporteerima, veel kolmandas kohas raporteerima, et siis ta läheb hulluks. Meie ülesanne koostöös ERP-iga on teha operaatori töö lihtsaks. Kui operaator on lihtne oma tööd teha, siis ta teeb seda rõõmuga. Tal ei teki frustratsiooni see, et ta peab kuskil mingit raporteerima. Ta ei teki võimalust öelda seda, et oi, ma pean raporteerima oma tööd, sellepärast ma ei saanudki oma asja teha. Tegelikult see töö raporteerimine võtab 1 minut. Miks veel on vaja seda teha, et kogu tootmisinfo on operaatori jaoks ühes kohas. Eks tema näeb, mis toodet ta peab tegema, kui palju ta peab seda tegema, kui palju tal aega selle jaoks on. Ta saab raporteerida, et näed, selline kogus läks praaki. Ja ta näeb ka seda, nagu ma enne mainisin, et kas on olemas mingisugused erilised tööriistad, mida pean kasutama, kui ERP seda võimaldab, millised on joonised, saad kohe joonist ühes keskkonnas avada ja nii edasi. Et vähem paberitööd tekib sellega. Ja operaatori jaoks ei ole visuaalselt üldse vahet, kas kasutada GlobalReaderit nagu standalone lahenduseks eraldiseisvana või siis integratsioonina. Visuaalselt näeb täpselt samasugune välja. Et lihtne, suhteliselt ühetaoline keskkond, kus on võimalik siis seda raporteerida, ei pea võtma mingist erist keskkonna välja. Kui nüüd vaadata juhtkonna või siis teie tasemelt, siis miks peaks seda tegema, on see, et tegelikult sul ei ole vaja mingisugust eraldi inimest, kes tõstaks ühes süsteemis andmeid ümber või siis toksiks tootmisandmeid käsitsi paberi pealt saadud info põhjal uuesti ERP-i. Vähem paberitööd ja GlobalReaderi kogutud andmetel on nagu rohkem detailsust, eks sa näed, kes tegi, kunas tegi, kui palju tegi ja miks tegi. Ja põhimõtteliselt see võimaldabki tarka tööstust, paberivaba tööstust. Kuidas seda siis GlobalReaderi tööriistakastiga teha? Me oleme püüdnud välja joonistada sihukese joonise, kus igal ettevõtte tasemel on omad tööriistad, millega ta saab kõige rohkem väärtust. Ehk siis C-level saab kõige rohkem väärtust analüütikast, automaatsetest teavitatust, kui midagi on juhtunud, ilma et kuskil keegi peaks sekkuma, näiteks, et liin on seisnud 30 minutit. Õigeni, minul endal oli eelmises töökohas niimoodi lahendatud, et kui liin seisis 30 minutit, läks SMS mehaanikule midagi valesti. See on oluline liin, see peab töötama kogu aeg. 45 minutit möödas läks see meistrile. Tund aega möödas läks see minule.
ja 1,5 tundi möödas läks tehase juhile seesama informatsioon, et see liin seisab, nüüd on vaja nagu tegutseda. Muidu juhtub selline olukord, et sa tuled hommikul tööle ja vaatad, et toodangut ei ole. Miks ei ole? Meil läks liin hommikul katki. Mis me nüüd enam teeme sellest, et kui keegi ei ole suutnud päeva jooksul reageerida, siis enam tolku. Operaatori abil, operaatori äpi kaudu on võimalik siis anda tagasisidet sellega, mis on juhtunud. Üks operaator saab anda tagasisidet, mis tööd ta tegi, kui kaua ta tegi, kes ta üldse oli ja millise liini peal töötas. Ja samamoodi saab ta see võimaldabki seda, et ühest keskkonnast raporteeritakse ka ERP-i. Tehnikajuhil on olemas tööriist, mis aitab ka hooldustöid planeerida, hooldustöid ette valmistada ja nii edasi, et kogu laovaru ja selline asi on võimalik, nagu varuosad on võimalik selle sisse panna. Ja see tööriist aitab seda aega planeerida ette. Ja planeerimismoodul on selle jaoks, et kui seda saab kasutada, nagu ma natuke eelnevalt mainisin, on see, et me saame kasutada seda ühel või teisel moel, ehk siis kas mikroplaneerimiseks, suuremad ERP-id planeeritakse nädala või siis kuu toodang ära ja operatiivi tasemel on siis vaja seda kas jooksvalt ümber tõsta, siis meister või keegi saab siis seda kasutada meie planeerimismoodult, et ise tootmist ümber tõsta, kui ei ole soovi seda ERP-is teha. Teine võimalus, kui ERP ei ole või ei ole soovi või ERP-il ei ole võimekust planeerida, Noomil on, siis saab kasutada eraldiseisva planeerimismoodulina. Ja jah, see on meie siis tööriistakast, mida saab kasutada. Me oleme kogunud siia 2 tootmisettevõtte tagasiside, mida nemad on siis Globaridest saanud. Nende jaoks võtmesõna on lihtsus, võtmesõna on kiirus ja usaldusväärsus. Estank kasutab ERP-iks Dynamicsit ja puidukasu kasutab siis Business Centralit näiteks. Et meil on nagu väga suur valik ettevõtte nagu integratsioone, mida me oleme erinevate ettevõttega teinud, aga see on nagu meie jaoks esmakordne, kus me nagu siis ERP-i poole pealt nagu tutvustame suuremalt. Minu üks viimaseid sõnumeid oleks see, et tööstus on muutumas üha andmepõhisemaks. Te olete teinud õige otsus, et te olete valinud Noomi ja majandustarkvara, et te juba esimesed sammud teinud, aga seda on võimalik järjest nagu kasvatada või suuremaks või rohkem läbipaistvaks enda tööstust. See on praegu teie võimalus jõuda digitaliseerimise võidujooksust taas nagu toppi, sest te olete juba vähemalt startinud. Osad ettevõtted, nagu siin mainiti, et ei ole tegelikult juba alustanudki. Ja Globaridil on terve 10 aastat kogemust tootmise digitaliseerimistega, tootmisandmete kogumisega ja kuidas neid väärindada. Et ma ainult utsitan teid kasutama seda võimalust ja kasutage seda enda tööstuses ära. Ja see oleks kõik. Aitäh teile! Küsimusi? Ei me kunagi võitsime masinaid. Me teeme andmetega midagi. Ehk siis, kui sul on kogud andmeid ja sa tõesti ei tee nendega, siis jah, ei ole sellel nagu väärtust, aga samamoodi nagu ERP-iga, et kui sa seda tegelikult igapäevaselt ei kasuta, siis ta on kallis hobi. Jah, ja kui sul need nii-öelda andmed täna on olemas, täna midagi ei tee nendega, siis võib-olla homme juba teed. See on teine asi, jah. Jah. Jätkab sinu kogemust Noomi põhjal, siis läbi koha liideri, kas sa teed kasutaja midagi reaalselt paremaks ja toredamaks või
nagu Jaan ütles, et noh, meil on nüüd üks integratsioon on hetkel töös ja ega seal kasutaja poole pealt on see UI on ikkagi täpselt sama, see user interface, et kus ta nüüd alustab tööd. Selle integratsiooni mõte ongi see, et Noomi poolt anname ette need tootmistellimused sinna, töökäsud, kui seal Global Readeri keskkonnas seda konkreetset tellimust alustatakse, siis me peegeldame selle Noomile, ka Noomis läheb see rida, et see on töös, kui lõpetatakse, lõpetame ka Noomis, kõik praagi raporteerimised, mis seal Global Readeris tehakse, tulevad ka Noomi. kõik, mis toimub nagu Jah. Global Readeris, toimub ka Noomis. Jah, et seal nagu ongi selle nagu liidestuse mõte ja kui Noomi tekib uus tootmistellimus, siis see ka Global Readeris kohe olemas. Ja kõik need operatsioonid ja mis tööriistu näiteks selle töö tegemiseks on vaja, instrumente, see kõik on samamoodi need joonise manused, kõik saab sinna külge öelda. Jah. Me peame sellest hiljem lähemalt rääkima. Jah, et see ongi see võlu, mis mul nagu endal eelmises ettevõttes oligi puudus, et ma küll nägin, et tehti tööd, aga mida seal tehti, kes seal tegi, et seda ei näinud päeva lõpuks. See probleem on ilmselt selles, et sealne ERP ei võimaldanud seda ise. Jah. Ta ei võimaldab välist nagu seda API liidestust, aga Noomil on see võimekus olemas, et meil on nagu iseenesest on nagu kahepoolne võimekus, et ühelt poolt me saame küsida ERP-ist andmed, ise raporteerida sinna, või teine võimalus on see, et meile postitatakse need samad tellimused ja pärast mingi teatud regulaarsusega küsitakse, et hei, mis sellest tellimust nüüd sai, on ju. Et kas see tellimus sai valmis, kes seda tegi, kui kaua tegi, kas oli praaki, mitu tükki tehti. Et see pool on nagu, mis selle nagu lihtsuse taga on. Jah, et integratsiooni mõte ongi, et ajahetkel mõlema osapoolel on sama info, et kui lihtsalt nagu ma ütlen konkreetselt Noomi kohta, mis ma ERP-is on näinud, kuidas kasutatakse ERP-is tootmistellimuste tegemist, on niimoodi, et operaator tuleb siis tööjaama või töökeskuse juurde, kus ta saab alustada tööd. Ta lihtsalt, et hakkas seda tellimust tegema start. Siis ta läheb oma tööd tegema, võib-olla unustab ära, et tal pidi selle ära raporteerima, sai töö valmis, käis vahepeal lõunal ja nii edasi, siis ta raporteerib, et nüüd sai töö valmis, ma hakkan uut tööd tegema. Aga vahepeal on sul X aega juhtunud mingeid muid tegevusi. Seda sa ei tea. Et see, et kui operaator ei pea edasi tagasi jalutama, see, et operaator saab kohe operatiivselt raporteerida, et nüüd kohe on see tehtud, saab raporteerida, et saab aru, miks me ei mahtunud selle tööaja sisse, see informatsioon ongi see võib-olla võtmesõnu. Ja seisakud on ikkagi tootmises suur kulu ja kui me päeva lõpuks suudame neid seisakud analüüsida ja me näeme, et tegelikult hästi labane seisak ja me kulutame sellest võib-olla 10-15 tundi nädalas. No isegi, kui te mõtlete, palju teie üks töötund maksab tehases. Et kui sa suudad ühes nädalas kas või 2 tundi kokku hoida ühe liini pealt või efektiivsemalt tööle panna, siis see on nagu väga suur võit nädalas 6 aastas. Ja eelmises ettevõttes meil ühe seisaku tüübi nimi oli tööoode. Seda töötajad nagu hästi armastasid seda tööoodet, sellega nad peedistasid nii-öelda meistreid. Et meister ei jõudnud õigeks ajaks tööd ette tuua. Ja see oli uskumatu number, meil oli seal 50-70 töötajat jooksvalt, et siis see tööoodet ühe nädala peale esialgu tuli seal 20+ tundi nende meeste peale. Ja siis oli väga lihtne. Meistrid laua taha, arutasime läbi need teemad, miks ei jõuta õigeks ajaks meestele töid ette, tehti korrigeerivad muudatused ja see langes ikkagi pea 70% kogu see tööoote teema. Aga nagu ütlesin ka, et töötajad väga soovisid seda seisakut määrata. See on nende jaoks kasulik. Jah. Kuidas me jätkame? Kas teeme väikse pausi ja siis?
ja me põhimõtteliselt graafikus tagasi. Väga tore. Tegelikult üks küsimus tekkis, et ma käisin korra ära, kui võib-olla te rääkite sellest, aga hinnastuse koha pealt mingisugune ülevaade, kuidas teil Global Readeris asi käib. Ma küll tean, et kui nagu meie käest keegi küsib, et palju ERP maksab, siis meil on kuupõhine teenus, mis siis sisaldab nii riistvara kui tarkvara, ehk siis riistvara välja ostma ei pea. Ütleme, suurusjärk on see ühe töökoha kohta 100 pluss miinus 20 euri. Et oleneb, mis sa täpselt seda tahad saada. Aga kui sa mõtled seda, et okei, see 100 eurot tundub mul iga kuu palju maksta, aga kui palju su töö seisak maksab? 1 tund. Kui see maksab sul tund tööd, arvesta tööjõukulu sinna, materjalikulu, elekter ja edasi juurde, siis tegelikult see kui suudad 1 tunni piltlikult öeldes oma tootmisest kokku hoida tänu Global Readeri abil, siis sa teenid selle 1 tunniga selle investeeringu tagasi iga kuu. Ja kõik ülejäänud aeg, mis sa suudad efektiivsemaks saada, on sul puhas tulu ju. Vastas see küsimusele. Kas üks töökoht tähendab ühte persooni ja ühte raporteerimispunkti? Ühte raporteerimis, me ütleme, meie jaoks me mõõdame OE-d, on ju, siis ühte OE-d, ehk siis 1 masin, kus töötatakse. Töötajate arv ei ole piiratud. See võib olla 1000 töötajat ka. Meie jaoks töötajate piirang ei ole nagu teema. See on siis masinapõhine. Masinapõhine, küll aga Estonk on natukene erand. Seal me, kes teab, mis ettevõtte Estonk on? Ei tea. Tegemist on tehnoloogiliste mahutite tootjaga Tallinna lähedal Jüris ja need mahutid on elumaja suurused või suuremad. Et seal võib vabalt nagu liinibuss sees sõita, nii suured mahutid on seal. Ja nende töökeskusteks on valdavalt on ju mingi tööinimesed, töömehed, kes keevitavad, teevad mingid muid töid. Neil käib see raporteerimine, käis varem circa pluss miinus 15 minuti täpsusega. Nad ei teadnud tegelikult, mis platsi peal juhtus. Ja täna on siis see raporteerimine neil taskus, nad suudavad oma telefonist seda kõik raporteerimist teha. Ja täna integreerime seda poolt, kus me siis nagu veel 3. osapoolega, kus siis me saame aru, kas töötaja on isegi platsi peal, kas ta on oma keepkaardiga sisse loginud, kui ta on keepkaardiga sisse loginud, siis ta alles saab hakata raporteerima, et nüüd ma alustasin seda tööd, hakkasin seda projekti tegema, teist projekti, ehk siis see on läbinähtavus, läbipaistvus on need võtmesõnad, mida Estonk otsis. Jah, ja mis oma kogemus on veel, oli Globali ajast oli see, et soovisin nii-öelda mõõta CNC treipingi tootlikkust ja ainuüksi see CNC pingi tootja küsis API toe eest 4000 eurot aastas, et me saaksime üldse sinna pinki ligi ja pink siis ütleks, et mis ma teen, töötan, paus, seisan. Ja siis Globaliga leiti lahendus, et panimegi ampermõõt ja voolukaabli ümber, panime vahemikud paika. Sealt ma saime aru juba, kas pink töötas, oli ta pausi peal, tiksus niisama. Erinevate, kui on pinkidel väljundid olemas, see väljundid abil saab ka sama teha, et kas programm töötab või ei tööta. Ala kas või, et CNC pinkidel on foorid peal, saab foori kas või lugeda. Et lahendusi, kuidas need andmed kätte saada, on lihtsalt oma fantaasiat kasutada. Jah, et ei pea alati minema ja seda integratsiooni osma Just. pingiga, et saab ka lihtsamalt ja odavamalt seda. Või teine asi on see, et kui sa metallitööstus näiteks, sul ei ole seal ühe brändi masinad reeglina. Valdavalt on sul seal mingisugune 3-4-5 erinevat tootjat koos, kelle võib olla uuematel pinkidel on mingisugune juba sarnased asjad olemas, et nad suudavad mõõta, suudavad ka integreeruda, aga kui sa pead kõigi nagu 4 keskkonnas oma asja opereerima, siis sulle tuluks, nagu juhinale tuluks. Seda ei ole võimalik nagu hallata. Et mõistlik on teha seda ühes keskkonnas, aga puidutööstus on sama asi, et on võimalik osta ühe brändina terve tehas, aga see on sul majandusrisk, on ju. Et turvalisem on see, kui sul on nagu mitu mängijat ühe platsi peal versus üks värv ainult.
et neid erinevaid värvipinke nii-öelda ühe mütsi alla viia, siis sellega saab ka Global samuti appi tulla. Et nii-öelda retrofit ida ja või siis kasutada olemasolevaid sensoreid ja saame juba teada, mis mu pingiga täna juhtub.